Sa vaatad õppevideo, kuidas GeoGebra abil saab joonistada prisma. Tuletame meelde, et kui sa paned sisendribasse mingi käsk, näiteks prism, siis ta tuletab sulle meelde või aitab. Ja kui sa tahad, et see oleks eesti keeles, siis ära unustada sätete all ehk settings inglise keeles valida eesti keel. Vastasel juhul aitab ta sulle ja peab sa sisestama kõik inglise keeles. Vaatame praegu 3 võtted, kuidas joonistada prisma. Kas püüstprisma või kaldprisma, seda sa võid ka hiljem muuta. Vaatame esimene võtte. Paneme punktid. Näiteks soovitan joonistada 3-nurkne püüstprisma. Selle jaoks pean joonistama põhja, et need punktid siis moodustavad mulle kunagi põhjad. Ja siis ka ülemine punkt. Ja siis sisestan käsk prisma või prism inglise keeles. Ja nüüd panen kõik need punktid A, B, C ja D. Valmis. Kui sul on vaja joonistada 4-nurkne püüstprisma, siis sa pead panema alla 4 punkti ja üles 1 ja nii edasi. Vaatame nüüd teine variant, kuidas joonistada prismat, kui on antud siis all hulknurk. Kas sa valid korrapärane hulknurk või mitte korrapärane, see sõltub ülesannest. Alustame uuesti. Joonistame korrapärane hulknurk. Selle jaoks üleval valime käsk, joonista, korrapärane hulknurk. Paneme kaugus, kus sul ei ole ette antud praegu ülesannetega. Ja siis paneme mitu tiput meil on. No näiteks joonistame 5-nurkne. Nüüd paneme OK. Põhitahk on valmis ehk hulknurk 1. Inglise keeles on siis pooli 1. Ning seda nimetust meie mugavuste pärast võime nüüd edasi kasutada. Aga märgistame nüüd, kuidas ja kus asub meie siis tipp ehk F näiteks. See punkt, ülemine punkt, mille abil siis GeoGebra hiljem joonistab siis külgtahku. Ikka käsk on sama, prism, kuid nüüd meie mugavuste pärast kasutame nimetust hulknurk. Nurk 1 ja punkt F. Valmis. Tuletame meelde, et kõik GeoGebra lehed on dünaamilised ning sa võid neid muuta, teha sellest püstprismalt, kaldprismat ja praegu joonistasime korrapärane 5-nurkne prisma. Nüüd võtame veel 3. varianti. Algus teeme täpselt sama, et kasutame siis hulknurk, kuid ei pane siis tippu, vaid paneme kõrgus. Ja kõrgus paneme numbridega ehk sentimeetridega. Näiteks, kui sul on kõrgus 3 cm, siis paneme lihtsalt 3. Alustame siis uuesti. Joonistame siis põhitahku. Näiteks sooviksime joonistada korrapärane 3-nurkne püstprisma. Et 3 tippu. Hulknurk on valmis, hulknurk 1. Ja nüüd sisestame käsk prism. Sulgudes kirjutame hulknurk 1 ehk ja kõrgus näiteks 3.